ma arvan, et nüüd saan 1,5 tundi rääkida, nii et kõik tehke end mugavalt, võtke klaas vett. mul on väga hea meel siin olla koos teiega kõigiga. ma tean, et ma ei ole täpselt see, keda te tulite kuulama, aga me oleme siin koos keerulisel, kuid üliolulisel hetkel USA ja Iisraeli liidu jaoks, mida me kõik väga hindame. seetõttu olen ma nii tänulik Joshile ja Ameliale, Alexile, Richardile, Jonathanile ja kogu Uue Jeruusalemma uudiste sündikaadi perele, et nad tõid meid sel nädalal kokku kaunisse Jeruusalemma. Eelmise aasta programmis pandi mind esinema enne Mark Levinit ja ma arvasin, et see oli raske, aga täna tõstsid nad lati veelgi kõrgemale, isegi vaatamata ajakava muutusele. See on hirmutav. Ja kuigi tuleb tunnistada, et viimased päevad on olnud meie kõigi jaoks keerulised, et seda leebelt öelda, on ka palju häid ja suurepäraseid asju seoses president Trumpi teise ametiajaga, mille eest me võime ja peaksime tänulikud olema. Ja see ongi minu tänane teema. Esiteks ja kõige tähtsamana ei ole president Trumpi administratsioon see alternatiiv, millega me 2024 aasta novembris silmitsi seisime. Ma arvan, et sellest piisab, mis puudutab seda teemat. Siis on veel see fakt, et minu parim marsruut Iisraeli eile kulges läbi Abu Dhabi Etihadi lennufirmaga. Ja mitte ainult sellepärast, et see on üks maailma parimaid lennufirmasid, vaid ka sellepärast, et ma pean tunnistama, et praeguste uudiste valguses vajasin ma puhkust. Aga ma mäletan nii selgelt 2019. aasta novembris, kui ma reisisin Iisraelist Bahreini Manama dialoogidele, pidin ma minema. Läbi Tbilisi, Gruusia ja see võttis peaaegu 24 tundi ning see ei olnud Etihadi lennul. Mul oli kaasas see, millest sai Abrahami lepingute esimene mustand, mida jagada Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide ja Bahreini kolleegidega, fakti, mille ma toona abivalmilt Axiosesse lekkisin, et saaksin sellele oma hiljutises raamatus allmärkuses viidata. Ja üks minu tugevamaid argumente nende kolleegidega lepingute sõlmimiseks oli see, et meil on vaja normaliseerimislepinguid. Vastasel juhul murdub mu tervis Lähis-Ida reisiraskuste tõttu. Kuna me nüüd lähme vastu Abrahami lepingute 6. aastapäevale septembris, on mul hea meel seda välja kuulutada Heritage'i poolt reedel avaldatud 2025 eelarveaasta aruandes. Iisraeli ja teiste lepinguriikide, sealhulgas Ameerika Ühendriikide, suhted arenevad nii kaubanduse kui ka julgeolekualase koostöö vallas. Dubai on nüüd Iisraelist lahkuvate reisijate sihtkohtade seas teisel kohal, jäädes alla vaid New Yorgile. Ja Iisrael on hiljuti sõlminud ajaloolise julgeolekualase koostööleppe Marokoga. Kõik see toimub sõja ajal pärast 7. oktoobrit, kui paljud kahtlejad ennustasid suure kindlusega, et kokkulepped kukuvad läbi. Noh, ma olen siin, et teile öelda, et need ei ole läbi kukkunud, need õitsevad ja laienevad veelgi. Nagu mina ja mu kolleeg Asher Fredman hiljuti kirjutasime, tuleb see laienemine tänu asjaomaste riikide enesehuvile, kes näevad erakordseid eeliseid koostööst Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga. Oleme näinud meie ühise sõjalise koostöö tohutut edu, nii eelmise aasta operatsioonis Kesköö Haamer kui ka tänavuses operatsioonis Epic Fury, mis arendas eelmise aasta edu edasi. Ja eriti liigutav oli lugeda, et Iisrael oli paigutanud raudkupli Abu Dhabisse, kus seda mehitasid Iisraeli kaitseväesõdurid, et kaitsta Araabia Ühendemiraate Iraani rakettide eest. Neile meist, kes on viimastel aastatel töötanud USA ja Iisraeli suhete kallal, nii valitsuses kui ka väljaspool seda, on olnud väga rahuldust pakkuv jälgida neid uskumatult edukaid ühiseid operatsioone, mis muudavad meie liidu enamaks kui lihtsalt meie osade summaks. Me lootsime, et see nii ka läheb. Me arvasime, et see nii ka läheb, aga nüüd teame kindlalt, et see, mida Ameerika on viimase 40 aasta jooksul koos Iisraeliga loonud, on tõeliselt tohutu edu. Ja selle jõu mõju on täheldatud mitte ainult Teheranis, vaid ka Moskvas ja Pekingis, rääkimata Havannast. Eelmisel aastal avaldasime koos oma kolleegi Rob Greenwayga raporti, mis põhines meie tööl Trumpi esimese ametiaja jooksul laiemal USA-Iisraeli strateegial, esimesel omataolisel Ameerika ajaloos. President Trump allkirjastas selle 2020. aasta detsembris, kuid meie järglased viskasid selle üsna etteaimatavalt prügikasti.
Kui Roob ja mina 2023 aastal Heritage'is taas kokku saime, otsustasime selle projekti ellu äratada, et suunata pilk sellele täiesti uuele ajastule. See on selle aasta GNS-i konverentsi pealkiri. Tänapäevase Iisraeli riigi asutamise 100. aastapäeva eel, mis toimub muidugi aastal 2048, ja ma ootan väga, et saan koos teiega siin seda tähistada. Selles dokumendis on mitmeid häid soovitusi meie kahe riigi kultuuriliste, majanduslike, tehniliste ja julgeolekualaste suhete kohta, millega ma võiksin teid siin täna õhtul tüütada, aga ma ei tee seda. Kui soovite üksikasju, leiate selle aadressilt heritage.org. Ma tahan keskenduda ühele konkreetsele punktile, mis sai avaldamisel kõige rohkem tähelepanu. Nagu meil oli 2020 aasta strateegias, soovitasime, mina ja Rob, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael hakkaksid üle viima Ameerika poolt Iisraelile antavat julgeolekuabi. Välisriikide sõjalise rahastamise ehk FMF-i asemel välisriikide sõjaliste müükide ehk FMS-i kaudu umbes 20 aasta jooksul iga-aastaste umbes $250 miljoni suuruste sammudena, mis seejärel investeeritakse ühistesse sõjalistesse programmidesse. Ülekanded oleksid samuti seotud teatud baasnäitajatega Iisraeli majanduskasvu kohta, et toetada seda, mis oleks nüüd ostudena. Meie üllatuseks võeti meie raport Washingtoni eliidiringkondades vastu õudusega, sest kahe riigi vahel 2016 aasta vastastikuse mõistmise memorandumiga tagatud julgeolek on kõige kindlam rahaline garantii, mida DoD või nüüd DO eelarvestused üldse pakuvad. Heidutamata jäime oma raporti juurde, sest olime veendunud, et tugev ja iseseisev Iisrael võiks olla Ameerika parim sõber läbi aegade. Usume seda nüüd tugevamalt kui kunagi varem ning meil on hea meel näha, et praegune Iisraeli valitsus on selle poliitika mingil kujul omaks võtnud. Tegelikult on peaminister Netanyahu ettepanekud meie raportis toodust märksa kiirema ajakavaga, kuid sellest saate temaga hiljem õhtul rääkida. Lõpetuseks, kui minu hea sõber Sid Rosenberg, mul on ühine kokkulepe Sidi ja Maria Partiromoga hommikustes saadetes, küsis ta minult eelmisel nädalal oma raadiosaates, miks ma armastan Iisraeli. Ma ütlesin, et see on sellepärast, et kõigist maailma riikidest, mida ma olen külastanud, see meenutab mulle kõige rohkem Ameerikat. 10 aastat tagasi. Aitäh! Ei tundu, nagu sellest oleks 10 aastat möödas, aga 10 aastat tagasi kirjutasin ma raamatu nimega David Sling, demokraatia ajalugu 10 kunstiteoses. Ja ma võin hiljem vastata küsimusele, kuidas kunstiajaloolane täna siin teie ees seisab. See on kõik tänu Donald Rumsfeldile. See lugu kestab veel mõnda aega, kui meil on vaja rohkem sisu. David Sling, demokraatia ajalugu 10 kunstiteoses, räägib sellest, kuidas vabad valitsemissüsteemid muutsid end kummalisel moel riikideks, kus tegelikult vabadust polnudki. See muutus riikidest, millel polnud tegelikult mingit õigust eksisteerida, riikideks, mis õitsesid üle igasuguste ootuste. Ja mul on täna au teatada, et selle raamatu ilmumise 10. aastapäeva puhul annab Encounter Books novembris välja David Slingi teise pehmekaanelise trüki. Ja ma mainin, et kui ma 2012 aastal selle pealkirja valisin, ei teadnud ma, et Iisrael juba töötas välja raketikaitsesüsteemi, mis kannab sama nime. Raamat räägib lugusid sellest, kuidas Ateena oli kalju, Rooma soo ja Veneetsia laguun. Oma osa oli Ameerika Ühendriikidel, mis oli tsivilisatsioonist kaugel asuv metsik kõrb, nagu selle esimesed asukad seda mõistsid. Kuid igaüks neist sai ebaproportsionaalselt võimsaks. Meie näiteks olime visad, alistasime maailma suurima impeeriumi ning rajasime maailma suurima majanduse ja tugevaima sõjaväe. Iisraelil on oma ajaloo jooksul olnud sarnane ja tähelepanuväärne edu, vastupidavuse ja ettevõtlikkuse tee, mis tekitab minus peaaegu füüsilise sugulustunde juudi riigiga. Viimaste päevade raskused ei kõiguta Ameerika ja Iisraeli ühist teed, mis viib edasi meie mõlema hüvanguks. Ja ma tean oma südames, et parim on alles ees. Suur tänu teile!